keegi mingi paksud matud või mis. Mingis punktis me teiega näeme. Et tahtsid ära mainida, et tegeleb ka muusikaga ja ikka pidi ära tulema. Aga seda tead, et Pope on ja tegi reiviks. Tule räägi meile. Aga siis tere kõigile. Te kuulate podcasti praeguse nimega G-punkt. Et ma ei tea, kas nimi läheb veel. Loodetavasti läheb vahetuseks, aga kui me siin kahe peale midagi välja ei mõtle paremat, siis jääb G-punkt. Mina olen siis Suurel, mul on siin co-host on Lorenzo. Me siis teeme siukse ennustatavalt 45 minutit podcasti, siuke valdavalt muusikateemaline, vahepeal mingisugust niisama jäppi ka vahele. Täna meil siukse niisama jutu vahele on planeeritud siuke väike segment nagu kuritegu muusika vastu. Et seal me põhimõtteliselt vaatame kas mingile loole või lugudele otsa, mis nagu nimi ütleb, on kuriteod muusika vastu. Üleprodutseeritud või mida iganes, kuidas nendega on. Ja siis veel vaatame ka korra, ma ei tea, kui kaua aega tagasi see oli, aga Aaropi 10 aastat vähemalt. Ja et 10 aastat hiljem selgitame välja, et Abrahami ja suurpapa Biifi, et kes siis lõpuks võitis, et ei tea, lähen siia notesidesse sisse või? Vaata, mis siin notesid räägib. Notesid, okei, davai. Et esimene on see, et mis juhtus battle rapiga. Et sa võib-olla tead sellest teemast nagu... Ei, aga sa ei ole vaadanud BFS-i? Ma olen BF... Nii, Battle for Sugar on ju, nii. Nii, ja ma tean, mis see on, ma olen seda vaadanud, aga ma ei ole nagu süvenenud, ma ei tea, kuidas see nagu toimuma hakkas ja miks see nagu ära lõppes, et nagu... Ei, aga ma olen näinud nagu mingi videosid, et algul kutid üleüldse kuskil parklates niimoodi, mis tuleb keegi mingi paksud matud või mis... Et need ka mingi battle rappisid ja siis tuligi see BFS, aga nüüd enam ei ole siukest asja. Tegelikult vanasti oli ju äge vaadata. See nüüd järgi vaadata on äge, et kui emale saab maksta küll Tara tšekiga. Ma olen mõelnud, et kas keegi ei korralda või kas keegi üldse nagu... Huvitav, kas keegi osaleks siukse nagu asjal. Et kui see on nagu... Ei, aga vanasti oli nüüd osale nagu tohu hea, eks ole, et uksest ja aknast tuli, aga tänapäeval nagu ei ole väga kedagi, kes sellega tegeleks. Mingi siuke näitleja vend, kes ka seal käis, ma ei mäleta, mis ta mingi vene nimega või mingi MC Smoke Off. MC Smoke või? Ei, mitte MC Smoke, mingi pikem nimi. Cliff Rock või? Ei, Cliff Rock ei olnud... Oli mingi ühesõnaga et seal oli nagu igasugust kaadrit käis läbi, aga mis sa arvad, et kui nagu korraldaks tänapäeval siukse asjad, nüüd mingi ala tulge kivipaari, et nüüd on kõredi battle rap, et mis sa arvad, kas mingid räpparid paneksid enda niimoodi sinna kirja või? Vaata, see oli kõik nagu, kuidas ma ütlen, nagu boom-bap'i baasil või nii, vaata. Aga tänapäeval on enamus artistid ei tee nagu siukest mussi, et nad nüüd hakkaksid nagu kellelegi ära panema, vaata. Et rohkem on nagu mingi armastust ja mingi ala mingit siukest teemat, vaata. Põhimõtteliselt see aeg olid kõik Kennid ja suurpapad ja nüüd MC Kenni mussi ei tee ja suurpapa on Aarapa. Jah, aga nüüd on nagu kõik Willem Trillemid ja Karl Killingud, eks ole. Aga SoundCloudis on ikka mingid vennad ju, kes siukseid jutumärkides mingi nagu meemmussi teevad või niimoodi, et nagu kas sa nagu näiteks teeksid seda pohhu, ma kirjutan mingid barrid valmis, et 1-2 maks, su ema on mingi ilgelt paks ja et kas see on midagi, mida sa teeksid? Nagu läheksin kivipaari ja vastasega hakkaksin nagu battle rappima, jah? Ma ei tea, ma pean siis ikka mingi eriti teravad riimid välja mõtlema. Kui sa kuulad neid tagant järgi, siis need ei olnud nagu nii siuksed. Ei, aga mõned ikka olid, mõned ikka. Asma riimid minu arust olid päris head. Asma või? Aga nagu, kui sa võtad nagu... Ma ei tea, Asmal see, ma minu arust ühte tema seda battle'it nagu vaatasin ja siis see tüüp tegi mingisugust 8 Mile värki seal nagu. Ei, aga ta suht saatis koju ära selle teise venna. Ma ei tea, minu arust see oli nagu siuke, et kui ta nagu juba teist raundi järjest seda tegi, siis oli nagu siuke, ma ei tea, minu arust see nagu, siis ta kohe aru saada, et ta seda 8 Mile järgi teeb, seepärast see, ma ei tea, mulle ei meeldid. Ma ei ole muidugi kindel, kas ta nagu igas episoodis seda tegi. No ma nägin selle ühe ära ja siis ma mõtlesin, et okei, ma rohkem see Asma battle'id vaadata. Ma arvan, et kui sa ennist küsisid, vaata, et
kui sa paneksidki Kivibaaris, et battle rap on ju, kas mingid artistid tuleksid kohale, siis ma arvan, et mingid oldhead'id küll. Okei. Need, kes nagu ongi kunagi selle asjaga tegelenud, ma arvan, et mõni vend oleks küll. See oleks jah, et ise kohale, et kirjutad mingi barri, et vanaisa mine koju või midagi, et juba praegu, kes seda episoodi kuuleb, et et tahtsid ära mainida, et tegeled ka muusikaga ja ikka pidi ära tulema. ja kutsun välja Kivibaar ükskõik kes tulge ja jalaga uks vaibaks. Tegelikult ma freestyle'ida ei oska või tähendab ära hakka proovima. see segment alles tuleb, ja okei. Nii, kas sa arvad, et muusikamaailm on liiga kommertslik, hiti tegemine või selle chase-imine, et seda teha, et kas see nagu tapab loovust sinu arust? No ühesõnaga, sa räägid raadiomussist praegu, on ju? No, kas siis raadiomuss või siis triibupasta, vaata, on ka siuke nii-öelda läbi löönud, aga nad, ma ei tea, kas kunagi keegi hakkab triibupastat raadios laskma, see on siuke piiks tuleb ainult sealt läbi morsekoodi. Võib-olla ainult legendaarses raadios. Sealt on läbi käinud või? Ma ei tea, ma pole jälginud. Lõuna-Eestisse see need veibid ei jõua kahjuks, Ei, aga eks igaüks üritab nagu tegelikult mingis mõttes hitti teha, vaata. See on nagu, mina küll märkan seda, et mingid teatud asjades nagu osad on head, teised teevad järgi. Et nagu peale seda, kui triibupasta kuulsaks sai. Siis tuli kotid või kutid või mis nad on. Või no nende... No jaa, aga miks nad varem ei tulnud, eks ole? Et tulid ikkagi pärast triibupastat, on ju. Ja, et nagu see veib, mis on tulnud, et minu arust küll mingi osad artistid nagu proovivad selle cloutiga kaasa minna selle asemel, et enda mingisugust asja teha. Kokkuvõtteks sellele lühike vastus sellele küsimusele on, et jah, tapab. Nii, aga oota, mis mul siin veel kirjas on? Oota, aga ma läheks korra võib-olla eelmise teema juurde tagasi. Et kas sa seda Glitcheriku ja Maxi uut albumit oled kuulanud? Ei ole. Aga mis sa arvad, kas see on ka niimoodi, et iga lugu on tehtud selle jaoks, et see oleks hitt? Ma arvan, et nad on piisavalt kaua sellega tegelenud ja nad teavad piisavalt hästi, et iga lugu siukseks teha. Aga see, miks ma seda kuulanud pole, on sellepärast, et ma siukest, ma ei respekt selle Kermo Mureli selle nagu võiks projektiks seda nimetada või uueks alter egoks, mis tal on, aga mulle nagu muusika mõttes see ei meeldi niimoodi, et ma teda kuulaks niimoodi, et ma mingi autos sõidan või hommikul käinin kooli, siis... Aga algusest kuulasid või? Mingi 2018-19 vaata, siis kui mingi Scania Lits ja 7 Gucci vööd ja... Siis ma veel Eesti mussi ei kuulanud üldse minu arust. Aga siis ma mäletan seda, et kui see Paksud album tuli, siis ma seda kuulasin, see mulle... Ja seda said mulle ka. Siis minu arust seal on ka niimoodi, seal on näha, kus nad hakkasid nagu vaikselt selle peomussi poole äkki nagu liikuma. Et sealt on ka minu arust päris head nagu lood või bängerid tulnud, ja see on veel siuke väheke nagu lüürilisem või niimoodi võrreldes võib-olla sellega, mis nad nüüd teevad, aga see on lihtsalt, see on minu arvamus. Aga see on see, mis müüb ka nagu siis. Seepärast ma räägingi, et respekt, see tüüp nagu, ma ei tea, aga prolli nagu Seda tead, et Kermo Murel on näosaates või? Oled näinud, su nägu kõlab tuttavalt? Ma kunagi vaadanud seda, aga muidu ma telekat ei vaata. Nüüd kutt on seal, ma ka muidu telekat ei vaata, ükspäev lihtsalt saatusin peale, kutt oli seal. No ma räägin, et ma ei tea, kas see vend on äkki... Vist võib-olla ma pead jah, nagu mälu mind ei peta. Ja. Või siis keegi tegi teile nii hästi järgi lihtsalt. See olegi kogu selle saate mõte, teisi järgi teha. Aga keegi tegi järgi Kermo Murelit, kes tegi järgi Kermo Murelit saada. Okei. Nii, aga huvitav küsimus, et kui mingi inimene kuulab mingit tüüpi mussi, ütleme, et sa sõidad mingi autos, ütled, et davai mees, hüppa auksi peale, et kas see sinu arust ütleb inimese kohta midagi, et millist muusikat ta kuulab? Nagu, et ma panen nagu inimese kohta mingi stereotüübi paika sulle ühe laulu põhjal või? Jah, selle muusika kohta, mis ta kuulab, jah. No, kui sealt tuleks nüüd nagu mingi vähe kõvem raidumine, vaata, nagu elektrooniline muusika, vaata,
siis ma nagu eeldaksinegi, et noh, näiteks kui see vend käib jõusaalis on ju, siis tal lihtsalt käibki klappide silge raidumine. et kui sa näed mingit ilget jacked venda jõusaalis, see on nagu okei, sellel vendal mingi hardstyle mängib. Okei. Aga ma ei ole sellest hardstyle teemast nagu, ma ei ole väga täpt in sellega, ma üldse ei kuule seda. Minu jaoks ka see on veits liiga palju. Siuke nagu, ma ei tea, ma saan aru, miks nad kuulavad seda, et nagu peksab täiega vaata, nagu ajab käima, aga mul on see, et kõrvadel valutab vaata või nagu siuke. Aga seda tead, et Pope on ju tegi reivi. Ei tea? see Rooma Paast. Rooma Paast tegi reivi. Kuidas palun? No, tegigi lihtsalt reivi, eks ole, ja kujutan ette, DJ oli ka preester. Okei. Kirikus lihtsalt peksab minna. Kirikus peksab minna. Ja, okei. Aga sa ennem, kui me rekordisime, sa mainisid seda mingi Trumpi mainisin. Et see mingi fail, et mis selle teise nimi oli see? Clintonilt, jah, kuradi. Ma mingeid asju nägin ja siis ma mõtlesin, et okei, see vist... Mis sa nägid, nagu, kus sa nägid? Ma nägin mingid TikTokis, lihtsalt scrollisin ja siis nägin mingid meeme sellest. Võtta, mis see oli värk, et jälle jutumärkides poliitilist jõudu saada, võttis kuradi puhastas paipa. Päriselt. No okei, noh. Ma ei tea, kõik, mis seal Ameerikas toimub, ma nagu isegi väga imestaks. Ei, aga see tundubki veits nagu kuidagi sürve nagu, ongi nagu GTA 5. Videosi ka Ameerikas vaadates, see on täiesti nagu teine maailm või nagu siuke ka politsei videod, kus on niimoodi, et mendid mingi täiesti sõidavad nagu nendele sisse. Jah, kuritegijatele mingi täiega sisse. Need, nad jälitavad. Ja ei nagu, ei no mingi nagu tagaajamise käigus või? Ei, nagu üks video oli see, et mingi vend lihtsalt tänava peal võttis ja mingi vehkis relvaga ringi või midagi siukest. Ja siis nagu ment põhimõtteliselt panigi niimoodi, et pani lapa põhja, sõitis sellele vennale otsa lihtsalt. Nüüd see vend nagu mingi maha elaseks või midagi siukest. Ma ei... Siis sõitis ta surnuks või? Ta ei sõitnud surnuks teda, aga ta sõitis piisavalt kiiresti, et ma imestan, et see vend nagu ellu jäi või niimoodi. Okei. Sa, Ameerika juurde tagasi tuli see nende politseiautode, siis Tommy G'd vaatad, oled jälginud? See ühes videos, kus see mingi... Kus ta läks 48 tunnis, kui läks vangi. Kas sa nägid seda politseiautot, millest ta kohal oli? See on nagu midagi, millega need YN-id sõidavad, vaata. Ja siis see on lihtsalt nagu politseiauto, see oli mingi wrap ka peal, nagu mingi roosa ja must, vaata. Et seal videos siis oli šerifi auto, mis oli siuke, mis need cruiserid on, mida iganes. Aga põhimõtteliselt seal kõikide muude kirjade ja nende taustal oli mingisugune, see auto oli punase, oranži mustriga. See oli roosa ja must. Roosa ja must. Ma loodan, miks samast videost räägime. Vist oli oranž. Point on sama, et põhimõtteliselt oli siuke tõesti mingi custom, värvitöö, wrap, värgid, särgid ja siis tema nimed peal igal pool ja siuke... Ja kuidagi imelikult oli ka kirjutasin mingi call 911 nagu mingi kollast värvi oli ilma. Kas seal oli mingi teist pointi ka või? Nagu midagi, mis oli nagu Monsteri purgi peal või? Ja, siuke nagu ei mõista seda maailma. Meil siin Eestis on hea, vaata, noh. Et kui on vendibuss, siis on vendibuss. Just ennem nägin, eks ole. Okei. Aga ma ei tea, läheksin esimesse segmenti siis, et kuritegu muusika vastu, et tahad ise alustada või alustan ise? No alustas sul jällegi siuke hoog sees. Okei. Mul on siis võetud siuke lugu nagu Insomnia ja autor siis on Yeat Killa, et kohe kuulama. Kohe Yeat Killat. Kohe. Ma ei ole saanud täna päev otsa mussi kuulata ja sa paned Yeat Killat kuulama. Happy for you, Satan, good God on my side.
okei. No tahad alustuseks midagi öelda? ei no ütle, mis sul mõttes on. Nagu ei, ma nagu näen visiooni, ma saan aru, mis see olema peaks, aga see ei ole see nagu. Võib-olla lugu oleks parem olnud, kui ta oleks nagu eesti keeles olnud, onju. Mixing on mingi asi, millega mina ka struggle'in. Kui ma ennem seda kuulasin, see nagu see, et oleks vastupidine asi DSR-ile tehtud. Et nagu miskipärast ainult S-id tulid läbi, et nagu ühestki sõnast aru ei saanud. Okei, see oli ka üks probleem. Ja siuke, ma isegi ei tea, mis type beat see on, kas see on rage muusika või mis ta on, ei oska öelda. Võib-olla on rage, ma ei tea. Ma vahest niimoodi check-inin Yeatkilla profile'ile, kuna mul on ka seesama asi, ma nagu näen visiooni, mis tal on või mis ta proovib teha, aga see nagu midagi sealt jääb nagu puudu. Kuule, ära liiga kriitiliseks ka mine, eks. Muidu on Yeatkillaga Kivipaaris, eks ole, kohtumine, onju. Ja siis kuradi pakib ära mind. Ei, no sõnadega jah, noh. On see rap battle teema. Tuleb tagasi. Peab, jah, kurat. Kas see tema nagu see on Tallinnas ju? Jah. Tema kinni pandud või? Ma ei kujuta ette, aga tema nagu vaata susiseb oma esse, vaata. Ja siis sina paned talle mingid täislauseid vastu, vaata. Okei. Ei no siis ütlesid, et ainult esse on kuulda. Aga jah, ma nagu näen visiooni tal, Tegelikult küll, jah. Aga nii. Okei, mul ei ole mingit laulu. Et kui te nüüd kuulsite just kuritegu muusika vastu, siis siin on muusikale kõik see heategu. Tavaline, need on Foggiara rims All black fit ja mul jalas black Tims Sipsul kadus minu tassi, nüüd see Netflix binge Ja ma lõõgilain, et ma oleks nagu 808 spins Iga kord on uus tase, kui ma hopin boothi Ma ei saa enam läkida, ma ei saa äktida stupi Sõnad nagu nooletsased, pihta ma pa Cupid Väike mees nüüd klähvib, ma ei näe teda, andke lupi Poiss flexib relvadega, kui ta on ainult BB Räägid kellegist, kes pole tema sabo seemeen Saad minult fiiti, saadab plega, see on TT Minu tipsu ja ma think, ma pea ostma TD 220 KV-s rõvin teede Teist juba möödusin, mul puudub too vaatepeegel Kummid laseb peeneks Raakott on nagu skeleton, see liiga peene Ja ma ripan kohvi, mis on otse Jeemenist Paneb mingit tegodati, kes on seevaldist Ning see RX-7, see on otse Jaapanist Opid minu jaoks kui gaas üle talland vist Seba tavaline, need on Foggiara rims All black fit ja mul jalas black Tim Sipsul kadus minu tassi, nüüd see Netflix binge Ja ma lõõgilain, et ma oleks nagu 808 spins Iga kord on uus tase, kui ma hopin boothi Ma ei saa enam läkida, ma ei saa äktida stupi Sõnad nagu nooletsased, pihta ma pa Cupid Väike mees nüüd klähvib, ma ei näe teda, andke lupi Ja, et see on tegelikult liik lugu, et Vedune, kui sa seda kuulad, siis ära väga pahane ole meie peale. Ära mingit kohtu case'i palun saada, et autoriõigust rikkumine või midagi. Jah, aga kui Kivipaaris rap battle'it tahad teha, siis... Siis suur ell on valmis, eks. Siis jah, Lorenzo võtab su vastu, ära isegi muretse, pakib su ära. Soimana saab ikka maksta Taara tšekiga. Ei nali. Ja, ära väga kuri ole. Mis sul see üks silm pilgub? Ei olnud siis nali või? Okei. Aga nii. Mis see järgmine punkt on, kui mitte G-punkt? Okei, aga... Lööklause, uus lööklause. Keegi küsib, see ei ole homoerootiline podcast. See on heteroseksuaalide poolt tehtud. Ma olen nii heteroseksuaalne mees, et ma teen podcasti nimega G-punkt. Roosas ruumis. Ja, et videopilti veel pole, et siin stuudios on need, mis on, heli need ruudud on roosat värvi. Aga kas me Eesti räpi kõige suurem beef? Tahad minna sinna? Kas ma tahan minna sinna? Kas sa tahad minna sinna? Oled sa selleks valmis? Ma arvan, et ma olen selleks valmis, jah. Abraham on esimene. On, jah. Abraham on ainult üks suur isa. Ja nii. On loo nimi siis. Ja kuulame, mis tal meie papa kohta on. Tähendab,
suure papa, mitte meie papa, see ei ole mingi ma ei võta pooli. Kas see oli sülihulm, kõva teema, mis tuleb hull Mu hingel on 4 röövi, 4 mõrva, aga ütle mitu sul Ma pole sisse saanud, ehk siis palju tühja lahmimis Sitalt asendasite armsa Revo lahkumist Kas Genka sina toetad minu vastast ila Sul kasv on, aga see ei oma tähtsust, kui su vastaseks saan mina Kas ise ka kuulad, mida sa välja annad Kes need kuldketid välja kannab, türa oma nimeline pannad Keda bandiidid ei tahtnud, selle legendaarne sai Nüüd on vaja teil 10 käpikandjat, et oleks minu live Sepitsege plaane, tootke neandertaale davai Legendaarne ainult, kuni ühel päeval olen lihtsalt legendaarsem Ja millest tuli, ma ei tea, peab siis solvama, ei pea Mina olingi su karjääri tipphetk Ja selle asemel, et oodata selle eest aplausi Püüdke olla tasemel ja võita jälle minu asemel mõni minu auhind On ainult üks suur isa ja tema on taevas Üks suur isa On ainult üks suur isa ja tema on taevas Otsin oma vastaseid, aga ma ei leia neid Üks suur isa ja tema on taevas Üks suur isa On ainult üks suur isa ja tema on taevas Otsin oma vastaseid, aga ma ei leia neid nagu kõik need ülejäänud D-dropid Aga keda üldse tüli 2 Eesti MC vahel kotiks Tänu minu nimele ainult on sul see tähelepanu tulnud Sa oled nagu emo, kes on võlgu, sest sai tänu mulle olla kurb Püha isa, näita miks nad kardavad su püha viha Tooge veel legendaarne kleepsuga kahuriliha Pättid lõppesid, kui mul polnud vastaseid enam Elaga oma mänguräppi maailmas kas või keppige seda Aga mul on naine, ma armastan teda Sul Genka, kes sind läbi ERR-i ruumide on vedan Las ta püüd su nägu, sest küll sul tuleb see pisar Tark saab olla keegi, kes käib ringi kisab Ma olen suur isa See plaadifirma kirjutaga oma vabandust või lahkumisavaldust Mind võidab ainult surm või vanadus Ma tean, miks teid Battle polk oli teie kord Sest teid pole kunagi, kui on näost näkku ütlemist olnud On ainult üks suur isa ja tema on taevas Üks suur isa On ainult üks suur isa ja tema on taevas Otsin oma vastaseid, aga ma ei leia neid Üks suur isa ja tema on taevas Üks suur isa On ainult üks suur isa ja tema on taevas Otsin oma vastaseid, aga ma ei leia neid kohe lasud Genka pihta ka lihtsalt ja terve legendaarse rekordsi pihta no. Jaa, mulle ka tundus, et see diss-track vist oli sama palju Genka kohta kui suur papa kohta No Genka järelikult siis võidis vist ei valinud võib-olla pooli vaata, aga suur papa just alguses ütles, et sa mingi toetad minu vaenlast midagi Jaa, aga kas suur papa ei olnud mitte nagu saint selle legendaarse rekordsiga? Võib-olla või mingi koostöö neil võib-olla oli ei ta seda labelit ka, et ju siis ta see aeg juba oli või oligi saint sinna selle ses suhtes diss-tracki kohta siuke minu arust oli ka päris hea nagu selles suhtes, et oli juttu vaata, et miks teil Battle Rapi polnud on ju, et sellepärast, et näost näkku pole nagu kunagi midagi öelda vaata. Aga Abraham ise ka Battle Rapile käinud või käis või? Vist käis, oota ma ka vaatan. Okei, ma ei tea, hea lugu oli, see refrään oli catchy ja või see mul on, võib-olla see on nagu minu enda asi, aga nagu Abraham nagu spitib nagu nii kiiresti vahepeal, et peab mitu korda nagu lugu kuulama, et nagu igast parist aru saada. Ei, ta vist ei osalenud ka BFS-il, aga võib-olla oli kuskil mujal mingi Battle Rap, seda ei tea. Ütlen siia vahel lihtsalt, et Abraham ei ole nagu ainus, kellega suurel papal on tegelikult beef olnud, et tegelikult on Asmaga ka ja neil on ka nagu lood. Või Asmal on vähemalt lugu. Okei. Ja ma nägin kunagi YouTube'is, ma otsisin mingit Asma lugu, mida ilmselt siis kusagil mujal platvormil ei olnud, vaata, et tavaliselt ma YouTube'is muusikat kuulan. Aga oli mingi, ma ütleks, üle 10 minuti pikk video, siis tema seal papa teemal ja seal videos oli midagi siukest ka,
ehk siis nagu Tallinna vanalinnas on ju, papa ja tema kandid lendasid siis nagu Asmale ja tema kantidele nagu peale ja neid oli vist nagu siis rohkem, nagu ma aru sain, aga papa neid oli rohkem, aga said vist ikkagi nagu sisse, nii palju kui ma videost nagu aru sain või mäletan. Okei. Nojah, see, millest ma nägin, kas ta oli Eesti Esos, oli see, et suur papa rääkis, et või noh, nüüd Aarap rääkis sellest nimevahetusest. Ta oli suur papa siis, kui ta läks igale poole siukse mentaliteediga sisse, et kohe võib kakluseks minna ja siis kui ta nagu võib siis öelda normaalse inimese kombel hakkas käituma, siis muutus Aarapiks ära. Võib-olla ma peaksin segast praegu, aga minu arust ma niimoodi seda juttu mäletan. Aga noh, kui me nüüd ühe poole kuulasime ära, siis lähme ka teise nurka. Mündil on alati 2 poolt, eks ole, et pane see teine lugu ka peale siis. Nii, ja nime kannab? Tsirkus. Seda laulu sa ilmselt tead ka, ma arvan, et on kuulnud ja. Tituleeris gängsteriks Eesti meedia, mitte mina litse tänavate poeesia. Ma olen eestlane, see uhke teiste seedija, ma pole plaaninudki, et teile kõigile saaks meeldida. Mind tituleeris gängsteriks Eesti meedia, mitte mina litse tänavate poeesia. Ma olen eestlane, see uhke teiste seedija, ma pole plaaninudki, et teile kõigile saaks meeldida. Sa räppid litsidest ja rahast sitaks plekki laulus. Sa oled tekkinud suurest papast, mitte suurest paugust. Poja, repid stiili, mis pole su oma. Sa pole karnivoor, kloun, sinu liha on sooja. Ma olen looja, Abraham on hitimeistri odav koopia. Kardad konkurentsi, hoiad kätt pulsil koomas. Toomas nägi papa skilli, Genka nägi jõudu. Sinus nähti Tabasalu päkapikku jõulu. Uurisin su tausta, kloun, austa oma juuri. Ma ei tea ühtegi eestlast maailmas, kes tahaks saada juudiks peale sinu. Vaata, kuidas abra kasvab ilus seni, kuni minu nimi teeb sinu maailma ümber tiiru. Su flow on punnitatud nagu sitsu sooles, sest sinu imidž ja edu on bandiitidega pooleks. Vabandus ei tööta enam, et sa teed vaid koomikat, kui stuudios on sul lüürika asemel uue kuu kroonika. Soovitan, ela enda elu kahe paikne, aga seni ole vaikmes, kuni Jarek on su ghostwriter. Sa peaksid tõesti Chalice'i lüürikat kodeerima, sest uuel aastal võib papa ennast trofeega premeerida. Genereerid laimu, isegi Virve peab sind backiks, kloun sa ei saaks isegi aplausi, kui Tommi sind ei backiks. Me juba teame, kes on Abraham, Vanilla, Lilla, liiga hilja, lennu lemmik, räppar on Robbie Williams. Mind tituleeris gängsteriks Eesti meedia, mitte mina litse tänavate poeesia. Ma olen eestlane, see uhke teiste seedija, ma pole plaaninudki, et teile kõigile saaks meeldida. Mind tituleeris gängsteriks Eesti meedia, mitte mina litse tänavate poeesia. Ma olen eestlane, see uhke teiste seedija, ma pole plaaninudki, et teile kõigile saaks meeldida. Ainult hull või rumal tahab suure papaga sõda. Ainus MC Eestis, keda ei koti mitte kellegi sõnad. Peale sinu, kallis Lennart, riivasid mu uhkust. Äkki võtan puhkust, sest see beef vist lihtsalt juhtus. Või siiski, ma kuulsin jutte endast rääkimas. Sinu enda homie seda fucking veini kääritas. Käitu väärikalt, sa ei austa me kultuuri üldse. Sul pole julgust kanda konkurentsi tagapükse. Ütlesid, et hakkad mind Eppil boikoteerima. Mina panen sinu lapsed minu gramme sorteerima. See juudi marketing ei kanna sind kunagi tiibadelt, sest minuga ei nussi refis, kirjutad laulad valesti Iisrael. Või tegid jälle meelelahutust ja nalja. Miks lased igas videos poiste ringi osta palja? Chalice ütles mulle ka, et räppi midagi uut, kuigi selle poki flow on aastast 2006. Nad ütlevad, et papa ära nori väikest Lennartit, aga mul on pohku, sest mu temperament on ennatlik. Sest maa väriseb, kui papa alustab. Abrahami vitt ripub nagu võluri varukas. Aruta, et ma ei tunne sind mitte. Käige pikad vittu klounid, võmmid ja kitsed. Vilistan su välja, istu pingile ja puhka. Sest kui sa situd jälle poiss, siis pühi oma suu puhtaks. Mind tituleeris gängsteriks Eesti meedia, mitte mina litse tänavate poeesia. Ma olen eestlane, see uhke teiste seedija. Ma pole plaaninudki, et teile kõigile saaks meeldida. Mind tituleeris gängsteriks Eesti meedia, mitte mina litse tänavate poeesia.
ma olen eestlane, see uhke teiste seedija. Ma pole plaaninudki, et teile kõigile saaks meeldida. Sa ei tunne meid, sa ei tea meid. Sa räägid minust, for real. Ära sa valesti aru, ma ei vihka sind ega midagi, aga mulle lihtsalt meeldib. Ma armastan seda teemat. Ja ma ei süüdista sind, kui sa mulle ei vasta, sest mina ei vastaks mulle ka. Abrahamster. Fucking clown. Laule või see laul on mul nagu playlistis olnud rotationis juba nüüd nagu pikemat aega. Ma ei olnud seda nagu kunagi nii täpselt nagu kuulanud, et okei, mis ta nüüd täpselt ütleb selle Abrahami kohta. See on ka nagu väga hea diss-track või niimoodi, et on küll hea, aga alguses vaata, et mind tituleeris gängsteriks Eesti meedia, vaata, alguses ma nagu ei saanudki aru, et see diss-track on, aga nagu pärastpoole tulid siis need vähe karmimad riimid Abrahami, otse tema suunal siis. Jah, ma siuke mõtlesin, et võtaks nagu, vaataks siis numbrite järgi vaata, et kes nagu nii-öelda siis võitis. Nii. Aga need on YouTube'i view'ides, need on nagu täiesti samal levelil, et Abrahami on ainult üks suur isa taevas, sellel on 236 000 ja Tsirkusel on YouTube'is 221 000 view'i. Et siuke täiesti nagu nii view'ide, riimide, laulude poole siuke suht nagu poisid mängisid viiki, aga nüüd on see, kes esimese uue loo rapib. ja, aga Tsirkusest on mõlemast on mingi 13 aastat möödas, et Suurest papast on ka arab saanud. ja, tüübid on vist edasi läinud. Ja Abrahamist pole üldse vist midagi kuulda. No jah, selle järgi vist siis võiks öelda, et suur papa võitis, kui Abraham mussi tegemise ära lõpetas, aga kas ta lõpetas selle pärast või? ei tea, äkki saame kunagi kestiks ta, siis saame küsida tal. Jah, aga kuidas seda ühendust võtta, mingi 13 aastat vana Gmail? Ma ei tea, näed tänava pärast, küsid, kuule, ma siin teen podcasti, et et Iisraeli teemal, eks ole, tule räägi meile. Aga ta ütles ka, et see juudi marketingi kannasid tiibel, vaata oled teisi Abrahami laule kuulnud või? Näiteks, et mis selle ühe laulu nimi oli, vaata, et Shalom mu rahvas ja värki. Et ta tegi nagu mingit siukest nagu jube nagu mõttega mussi, vaata. Papa tegi ka suht head mussi, vaata. See mõtled nagu üleüldises pildis või nende diss-trackide mõttes? Üleüldises. No jah, ma räägin, ma pole Abrahami niimoodi nii süvitsi kuulanud kui papat. See lilla laulu ikka tead, vaata. Ja tean, jah. No see mulle väga tegelikult ei istu. No mitte nüüd sellepärast, et mitte poliitiliste vaadete, vaid lihtsalt muusika. See G-punkt ei ole ka kuidagi mingi sellega seotud. Peame jällegi rõhutama. Nagu mingi koht mulle sellest laulust ei meeldi, aga nagu keskilt on. Algus mitte. Minu arust see on siuke kõige parem versioon nii-öelda meemlaulust. Et meemlaul, mis on nagu ma räägin sellest, et miski on lilla loost. Et see on nagu, see on ikkagi meemlugu ju nagu. Või ta ei räägi ju seal, aga ma aru sain, ei räägi oma päris tunnetest. Aga et see on minu arust kõige parem versioon nagu meemlaulust, et nagu on siuke miski on lilla siin. Samamoodi nagu see Toomas Hendriku lugu on tal. See on ka meemlugu ja see on hea lugu. Oota, aga lähme nüüd tagasi teema juurde ka, et kes võitis siis? Kes see võitis või? Kurat. Pidime välja selgitama, jah? Pidime. Nüüd ei teagi. Ma ütleks, et diss-trackide enda mõttes võib-olla Abraham võitis, kuna või tähendab, vabandust, papa võitis, et Abraham ründas nagu legendaarset rohkem minu arust. Ta läks nagu kõige kallale. Et ta läks nagu kõige kallale ja papa läks just Abrahami kallale. Aga samas ka, kui ma nüüd selle ise nagu välja ütlen, siis samas sa võid seda ka teistmoodi võtta, vaata, et ta nagu ta ütles, et mul on savi, pani kõigile, vaata. Aga ma ütlen papa.
kaua need lood olid üleval olnud, 13 aastat mõlemad? jah, 13 aastat mõlemad. No ma ütlen nüüd ausalt, et ma ei tea, kas me jõuame täna õhtul siin lahenduseni, et see asi on juba 13 aastat üleval olnud ja jääb vist järgmiseks 13 aastaks ka, sellepärast ma ütlen Abraham. Okei. Aga nagu ikka, jõudsime ikka selleni, et ikka mängi poisid viiki. Ma arvan, et tõmbame siin otsad kokku. Teeme nii, vaatasite G-punkti või vabandust, kuulasite G-punkti. Jah, et ma ei tea, näeme teiega, ma ei tea millal, järka kuu, järka nädal. No, mingis punktis kindlasti. Mingis punktis me teiega näeme. Davai, ilusat päeva, õhtut, nädalat.